Tere päevast, head kuulajad ekraanide taga. On 9. juuni, kell on 15.00 ja hea meel on tervitada teid trükivärskelt ilmunud Sisekaitseakadeemia teadusajakirja Turvalisuskompass hübriidohtudele keskenduva temaatilise erinumbri avalikul esitlusel. Minu nimi on Ramon Laik, olen Sisekaitseakadeemia Sisejulgeoleku Instituudi teaduskeskuse hübriidohtude analüütik ja modereerin tänast üritust ühtlasi selle erinumbri külalistoimetajana. Mõningad tehnilised korralduslikud infokillud siia ette. Me salvestame seda esitlust ja salvestise hiljem panema ka circa nädala pärast veebiesitlusena üles Sisekaitseakadeemia teadussündmuste lehele. Teil on kõigil võimalik ka aktiivselt osaleda, küsida küsimusi. Palume seda teha kirjalikult chatis, nii et me seda jooksvalt jälgime ja adresseerime siis teie esitatud küsimused kaasautoritele siit Sisekaitseakadeemia toredast koosolekute ruumist. Ja ettekannet ajaks palume teil kõigil mikrofonid sulgeda igaks juhuks, et ei tuleks sisse taustahelisid. Aga nüüd päevakava juurde tervitussõnadeks sissejuhatuseks on meil hea meel paluda kõigepealt instituudi juhatajal Erki Koortil mõned sõnad. Ole hea, Erki! Ja tere kõigile! Tõsine rõõm, et järjekordne turvalisuskompass on ilmunud ja rõõm on see, et toimub ka taaskord traditsiooniks saanud turvalisuskompassi esitlusüritus. Et kui me selle protsessiga alustasime, siis polnud see sugugi nii iseenesest mõistetav, kuhu tänaseks on välja jõutud. Aga mul on hea meel, et turvalisuskompassil on ka traditsioon, et aastas ilmub 2 numbrit, kus üks neist on tavanumber ja teine erinumber. Erinumbrid on näiteks elanikkonnakaitsest vanglate teemaline erinumber, mis on tänasel päeval ka just täna väga aktuaalne teema. Ja nüüd siis hübriidohtude erinumber. Kindlasti on oluline, kus seda valdkonda peetakse tihti seotuks just sõjalise riigikaitsega, aga tegelikult on siin hästi suur roll Siseministeeriumi haldusalal ja kogu see asja mõte on hoida siis tegevusartikkel 5 all ehk vältida konventsionaalse sõjafaasi jõudmist. Ma arvan, et see materjal, mis on kaante vahele saanud, on väga oluline selle valdkonna uurimisel, aga see on ka oluline allikabaas tudengitele ja see on kindlasti oluline erialakeele arenguks. Et tänan kõiki, kes sellele panus on andnud, sest ka hübriidohtude uurimiseks on aeg enam kui küps. Ja tänan kõiki autoreid ja loomulikult peatoimetajad, tegevtoimetajad ja külalistoimetajad. Nii et suur tänu ja toredat esitlusüritust. Aitäh! Suur tänu, Erki! Ja veel sissejuhatuseks mõned olulisemad karakteristikud selle ajakirja kohta, sest võib-olla meid kuulab ka inimesi, kes kuulevad sellisest ajakirjast nagu Turvalisuskompass, mis on siis turvalisuse ja julgeoleku teadusajakiri, mida annab välja Sisekaitseakadeemia. Võib-olla kuulevad esimest korda. Nii et tegemist on teadusajakirjaga Eesti teaduse infosüsteemis klassifikaatoriga 1-2 ehk siis eelretsenseeritava teadusajakirjaga. Ja andmeid näete ka ekraanilt. Tervikuna on see kättesaadav Sisekaitseakadeemia digiriiulis. Nii et kas sellelt lingilt või siis digiriiulist ka otsingu sõnaga turvalisuskompass peaks juba see number teile kenasti olema tervikuna PDF-ina kättesaadav. Nagu juba öeldud, siis toimetajate koosseis
on selle numbri toimetamisel minu näol külalistoimetaja leidnud ja alalised toimetajad ehk siis peatoimetaja on Jaanika Puusalu, istub siin kenasti minu paremal käel ja aitab meil seda esitlust läbi viia ja Triin Rätsep tegevtoimetajana, kirjastaja siis Lauri Vanamölder. Selles temaatilises erinumbris on avaldatud 10 kaastööd kokku 15 autorilt ja muide ma siiski tahaks toonitada, et nende autorite hulgas on 6 naist autorit. Nii et üks veel see oleks täpselt 50-50. Nii et väga hea meel, et meil on julgeoleku teaduses ja julgeoleku teemadega tegemas ja publitseerimas ka tugevaid naisautoreid. Nii, ajakirjal on selline põhjalikum inglisekeelne kontseptualiseeriv sissejuhatus ja kaastööde tutvustus nii inglise kui ka eesti keeles. Kaastööd sisaldavad ka põhjalikumat inglisekeelset sisukokkuvõtet ja autorite lühitutvustust. Nii et kui nüüd esitlusel autorid soovivad ennast tutvustada, siis palume seda teha lühidalt. Ajakirjas on kõigil ka vaadata võimalik siis autorite enesel tutvustust. Nüüd võib-olla veel, et mitte iga esitatud kaastöö ei jõua sellesse ajakirja, sest tegemist on eelretsenseeritava teadusajakirjaga ja seekordsel numbril on kõikidel kaastöödel nii-öelda siis double blind peer review inglise keeles ehk siis topelt pime retsenseerimine läbi viidud selleks, et tööde akadeemilist kvaliteeti tagada. Ja esitati meile 15 abstrakti töökavandit, nendest on siis jõudnud nüüd 10 kenasti siia kaante vahele. Number tegeleb hübriidohtudega, kontseptuaalselt mõistetega, hübriidohud, hübriidsõda, hübriidne vaenutegevus, rahvusvaheline julgeolek, siseturvalisus ja sellega seonduvad teemad. Nii et kes on jõudnud juba digiriiulist leida ka täisteksti, siis saab seda juba ka jooksvalt järgida. Nii, nüüd meie esitluse ajakava on teie ees. 1,5 tundi on üpris tihedat esitlust ja diskussiooni. Me saame ilmselt ettekannete lõpus võtta 1-2 kiiret küsimust ja võib-olla läheb lõpuks aega. Olge julged siis chatti oma küsimusi esitama. Aga siit pikemata annakski esimesele autorite kollektiivile sõna Tartu Ülikooli emeriitprofessor, Sisekaitseakadeemia teadur Jüri Saar ja doktor Arnold Sinisalu, kelle nimi ilmselt ei vaja Eesti avalikkuses põhjalikumat tutvustamist, on esitanud meile kaastöö mittesekkumise printsiibist rahvusvahelises õiguses ja rahvusvahelistes suhetes. Nii et Jüri Saar, ole hea. Ja, et tere kõigile, siis ka minu poolt. Ja meie oma ühisartiklis, nagu juba Raman ütles, mille me koos Arnold Sinisaluga valmis kirjutasime, kontrollisime hüpoteesi, mille järgi mittesekkumisprintsiip eri perioodidel omab riikidevahelises suhtluses erinevat tähendust. Teiseks, et neil perioodidel asuvad mittesekkumisprintsiibi eeskõnelejate rollis erinevad riigid või riikide ühendused. No, see on küllaltki tuntud rahvusvahelise õiguse üks alusprintsiipidest, mittesekkumisprintsiip ehk mis keelab või seab kindlad õiguslikud piirid ühtede riikide sekkumisele teiste riikide siseasjadesse või nende välisellu. Ja see on suhteliselt vana põhimõte alates Vestfali rahust 1648 ja traditsiooniliselt siis on peetud interventsiooniks üksnes otsese jõuga ähvardamist või jõu kasutamist, pidades neid siis sellisteks defineerivateks tunnusteks. Tänaseks on interventsiooni mõiste oluliselt laienenud ja meie see hübriidohtude temaatika seda ka väga selgelt näitab, nii et on
kaudsemad mõjud, varjatumad mõjud, soovimatud ja soovitud mõjutamised ja nii edasi. Nüüd üldse strateegilistes analüüsides riikidevaheliste suhete kirjeldamisel paigutatakse selline riikide omavaheline läbikäimine teatavasse kontiinumisse, kus ühes otsas on siis lähedane koostöö, teises otsas kokkupõrge või isegi relvastatud kokkupõrge, relvastatud sõjategevus. Ja siin on nüüd väga oluline erinevus just selle teise otsa puhul, kui on tegemist kriisiga ja selliste konfliktsete suhetega, siis küllalt sageli on just sellistes oludes õigus suhteliselt tagasihoidlikus rollis ja selline tugevama tahe kipub peale jääma. Nüüd veel kriis, stabiilsus, need on mõneti subjektiivsed mõisted. Kõik oleme kuulnud et räägitakse külmast sõjast, siis huvitaval kombel praegu tagasi vaadates see külm sõda näeb rohkem sellise pika rahuna välja. Eli termin, mille Pinker omal ajal välja pakkus ja mis minu arvates päris hästi kirjeldab seda olukorda. Siin on kohe üks hea mõttekilt 1960. aastatest sel ajal. Nii et Louis Henkin selle mõttekillu pakkus välja. Enamik riike järgib enamikku rahvusvahelise õiguse norme enamiku osa ajast. Või isegi, et peaaegu kõik riigid järgivad rahvusvahelise õiguse põhimõtteid ja täidavad kohustusi peaaegu alati. Nii et see selline pika rahuperiood, niiviisi just see funktsioneerimine käiski, kuigi tol hetkel seal sees olles oli ju pidevalt üleval tuumasõja puhkemise oht ka ja siis ta nii rahulik ei tundunudki, kuid praegu tagasi vaadates siis oleks õigus tõesti seda või adekvaatsem nimetada pika rahuperioodiks. Nüüd, kus me viibime praegu, eriti alates 24. veebruarist 2022, on akuutne kriis rahvusvahelistes suhetes ja selline leiab aset terav strateegiline konkurents ja ilmselt me ei eksi väga, kui ütleme, et varasemad kindlatel reeglitel baseeruvad rahvusvahelist korda enam ei eksisteeri. Nii et on küll, kõik on nagu alles, õigusaktid, struktuurid, nõupidamised, kokkulepped, kuid nad ei toimi enam efektiivselt. Sealhulgas ka rahvusvahelise elu tüviinstitutsioonid, ÜRO, koos oma julgeolekunõukogu, Maailma Kaubandusorganisatsioon, rahvusvaheline kriminaalkohus. Need kõik on midagi nagu teevad, kuid nende selline regulatiivne roll on muutunud väga tagasihoidlikuks. Ja siia juurde käib siis sellise mõjutustegevuse selline, võib öelda, vohamine, mis tihti piirneb sõjaga, hübriidrünnetega ja vaat see ongi selline strateegilise konkurentsi ajastu, kus me praegu oleme. Ja kui Henkinit parafraseerida, siis rikuvad riigid tänapäeval rahvusvahelist õigust peaaegu alati, kui rikkumine näib kasulik oleva. Nüüd ei ole ka vale öelda, et me oleme jõudnud rahvusvahelise õiguse, rahvusvaheliste suhete valdkonnas varasemast normaalsest diskursusest sellisesse anomaalsesse, ebanormaalsesse diskursusesse ja mida on siis defineeritud järgmiselt. Selline diskursus kujuneb välja siis, kui sellega ühineb keegi, kes ei tunne reegleid või ei tunnista nende kehtivust. Ja kui normaalse diskursuse tulem on väide,
mille kehtivuses lepivad kokku kõik osapooled ja mida teised peavad ratsionaalseks, siis anomaalsed diskursuse tulem võib olla mis iganes, alustades mõttetusest ja lõpetades intellektuaalse revolutsiooniga. See on tuntud filosoofi Rorty 1979 juba välja pakutud selline vahet tegemine, mille poolest erinevad diskursused. Ja muidugi meie Venemaa on see põhitegija, kes on meile seda peavalu nüüd rahvusvahelises mastaabis valmistanud, kuid ei tee ta seda üksinda ja see praegune olukord, nagu ma juba enne ütlesin, erineb kardinaalselt varasemast sellisest normaalsest diskursusest, kus see ei olnud ka mingi maapealne paradiis ja teise maailmasõja järgne rahvusvaheline olukord. Ka siin olid võrdsemad, kuigi vormiliselt olid kõik võrdsed, aga mõned olid ikkagi võrdsemad maailma politseinikud, võitjariigid ja selline teistel jäi üle ainult alluda tollastele reeglitele, kuid see oli kõigile selline, need olid raamid, mis olid ette antud ja milles oli võimalik elada. Nüüd, mis juhtus pärast pika rahu lõppu, peale külma sõja lõppu, saabus tegelikult eriti ka meile siin Kesk- ja Ida-Euroopa riikide jaoks erakordselt soodne aeg, kui Ameerikas sai üheks hetkeks selline hegemoon, kelle hegemoonia oli väljaspool sellist kahtlust. See ongi kõige tugevam võim maailmas, mida ei seata isegi kahtluse alla. Nii et sel perioodil, et meenutame seda sellise suure tänutundega, aga nagu kõik head asjad ei kesta ülearu kaua, ei kestnud ka see periood kaua ja selline Pariisi hata maailm, mille järgi me pidime elama, siis selline rahvusvahelise õiguse poolelt vaadatuna räägiti küll külmast sõjast ja et sellel oli oma võitja ja kaotaja, kuid selline leping või kokkulepe, rahulepe, raamlepe jäi sõlmimata, et kuidagi läänemaailm eesotsas Ameerikaga lootis ilmselt, et see on kuidagi, et seda ei ole vaja soola raputada mingitele valutavatele haavadele, kuid selle tulemus oli see, et pigem nägi see periood välja mitte selline jälle rahuaeg, vaid pigem selline ajutine vaherahu. Ja vaat sealt algasidki siis sellised probleemid, mida keegi väga vaimukalt ütles. Venelastel oli läänemaailmale eesotsas Ameerika Ühendriikidega 2 etteheidet. Miks te meid piisaval määral ei abista ja miks te meid ei tunnista suurvõimuna? Me oleme suurvõim. Nii et nii see asi läks, aga probleem on eskaleerunud tänu ühele teisele peategelasele, siis, kes on Venemaa kõrval. Nii et varasem põhiline rahu tagaja Ameerika Ühendriigid, ülivõim, on tänaseks omandanud, mõnikord öeldakse maailma mastaabis sellise koolikiusaja renomee ja kõige karmimad hinnangud peale Trumpi võimule tulekut. Näiteks Annie Applebaum ütles seda, et Ühendriigid suutsid mõne nädalaga hävitada maailma korra, samuti liitlassuhted, mille üles ehitamiseks kulus 80 aastat. Ja nii, et selline on meie selline praegune olukord
ja me olemegi jõudnud rahvusvahelistes suhetes uude ajastusse, kus keegi ei tunnista kellegi ülekaalu ja keegi ei loe ennast kaotajaks. Maailmarahu seisukohalt on aga väga oluline, millisest riigist või riikide grupist saab pärast akuutse kriisi lõppemist rahvusvahelise elu juhtvedu. Nii et ja pole vale väita, et praegu on rahvusvaheline õigus pandud sisuliselt ootele. Rahvusvaheline julgeolekukeskkond meenutab sellist sogast vett, kus kõik loodavad suure kala välja püüda. Ja mida ma siin lõpetuseks tahaks veel öelda, et millegipärast ei märka ka lääs, nimetame teda kollektiivseks lääneks fakti, et Vene-Ukraina sõda on kujundanud välja sellise jõudude tasakaalu, mis lubaks kriisi tekitada Venemaa praegusel juhtumil ühiste pingutuste ja suhteliselt minimaalsete kuludega pikaks ajaks neutraliseerida. Ja seda ka siis, kui Ameerika Ühendriigid ei taha enam juhtrollis olla selle tegemisel. Aga mis edasi saab, on tõesti põnev vaadata, kuigi mis edasi saab või meie endiga ka saada, aga huvitav on tõesti mõelda, kuidas praegusele ajale kunagi tagasivaateliselt vaadatakse. Et see oleks minu poolt kõik. Aitäh. Ja, suur tänu, Jüri, selle ülevaate eest. Sul on tulnud ka üks küsimus Erki Kordilt, et millistel eeldustel võiks rahvusvaheline õigus hakata näitama taastumise märke, et kui sa saad lühidalt vastata, palun. No, rahvusvaheline õigus hakkab taastuma siis, kui saab selgeks selle kriisi lõpp tuleb ja see on minu hinnangul maailmale kõige parem, kui agressor riik Venemaa saab selles konfliktis ühetähenduslikult lüüa ja saab karistatud ja pärast seda, kui ta on oma karistuse ilusti ära kandnud, läheb jälle kõik loodetavasti paremaks. Nii et see, ma ei kujuta ette, et rahvusvaheline õigus võiks kuidagi taastuda mingil mõistlikul viisil, kui Venemaa selle konflikti võidab või see lõpetatakse Venemaa dikteeritud tingimust. See on minu vastus. Aitäh. Suur tänu ja vaadates aega, siis tõttame edasi. Jaanika Merilo on järgmise kaastöö autor. Jaanika on avalikkusel ilmselt tuntuks saanud ka juba sõjablogijana, ta on ka Sisekaitseakadeemias külalislektor ja nagu ta ise oma iseloomustus ütleb, on 2019. aastast ka Ukraina digitaalse transformatsiooni ja Miltech valdkonna asepeaministri nõunik. Tema kaastöö on teemal avalikel allikatel põhineva luureteabe kasutamine hübriidsõjas ning julgeoleku võimestamiseks Eestis. Ole hea, Jaanika Merilo. Ja, suur tänu, et ma vabandan ette, kuna natuke tausta helisid, et paraku lennujaamas, aga ma loodan, et see ei sega ja suur tänu Ramon ja suur tänu Jaanika, et väga huvitav number on ja täiesti ootasin nagu lähenevat tähtpäeva, et see läbi lugeda ka teised artiklid, aga täna tahaksin tõesti rääkida OSINT-ist inglise keeles Open Source Intelligence ehk siis avalikel allikatel põhinevast luureteabe kasutamisest selleks, et julgestada ja tagada julgeolekut ja võimendada julgeolekut eelkõige Eestis. Antud teemaga olen ma tegelenud juba päris palju aastaid, kuigi see on viimasel ajal populaarsus kogunud pigem või tuntust kogunud tänu organisatsioonidele nagu Bellingcat näiteks, kes uuris Aleksei Navalnõi mõrva või viimasel ajal Molfar, kes on tegelenud Ukraina sõjakuritegudega, aga alustaks sellest, et mõtestaks, et mis siis on avalikel allikatel põhinev luuretegevus. Et Eestis on see sõnastus natukene halb võib-olla, sellepärast, et OSINT nii-öelda on luureteave, mille aluseks on avalikult kättesaadav informatsioon, aga ma arvan, et see on pigem uurimistegevus, mitte luuretegevus, kuna luuretegevus tegelikult on seadusega üsna piiritletud, uurimistöö on natuke laiem, mida teeb ka ajakirjandus. Aga inglise keeles on selle hea väljend OSINT ja tegelikult seda kasutatakse ka läbivalt. Ja omakorda OSINT-i kasutatakse selleks, et tõesti nii ühelt poolt
julgeolekustada ehk siis securitize erinevaid julgeolekuohtusid, kui ka teiselt poolt võimestada julgeolekut läbi selle, et selgitada neid ohtusid, nende tagamaid, nende päritolu ja oma artikli vaatenurgaks ma valisingi selle, et kuidas saavad mitte ainult riiklikud asutused ja julgeolekuasutused tegeleda OSINT-iga ja sellega julgeoleku võimestamisega, vaid ka täiesti avalikud asutused, avalikud selles mõttes, et ajakirjandus, MTÜ-d, organisatsioonid ja kuidas nad saavad omalt poolt siis panustada ka riigi julgeolekustamisse, et oleksin tänulik järgmise slaidi eest. Ja artiklist on päris palju näiteid sellest, kuidas on erinevad, kas siis organisatsioonid nagu Bellingcat näiteks, nad on uurivad ajakirjanikud, aga tegelevad ka erinevate riigi poolt sooritatud kuritegude uurimisega, kuidas nad on tegelenud juhtumitega, millega näiteks riigil endal ei ole huvi tegeleda. Riigiks on antud juhul Venemaa ja kui ei ole nii-öelda tellijad kuritegude uurimisel, siis jääb küsimus, et kes sellega siis tegelema peaks. Ja on organisatsioonid ja avalik meedia, kes on selle võtnud enda peale ja tegelenudki nii OSINT-i ehk siis avatud tööriistadega kui ka nende puhul natuke suletud tööriistadega, erinevate juhtumite uurimisega ja tuntumad on siis tõesti Navalnõi mürgitajate leidmine või siis Skripalite mürgitajate leidmine, kaasa arvatud Krassikovi juhtumi lahendamine. Krassikov oli siis FSB, KGB mõrtsukas, kes Saksamaal pani toime mõrva ja vahetati hiljem Putini poolt pantvangi vahetuses tagasi. Aga tihti on näidanud just nii uurivad ajakirjanikud kui ka sellised erauurijad või rühmitused, et ka avalikel allikatel põhineval infol on tegelikult võimalik leida üllatavalt palju erinevaid nii seoseid kui taustu kui tõendeid. Loomulikult tuleb seal vastu õiguslik piir ja küsimus, mis on seaduses lubatud, mis ei ole. Aga isegi kui liikuda õigusruumis ja osata leida seoseid, siis nagu on meiega uuriv ajakirjandus näidanud nii erinevate New polar bear'ide juhtumitega, kus oli näha, et kaablite rikkumise taga oli Hiina laev, oli Vene teatud seosed, kui ka näiteks erinevad sanktsioonide koostööd, mida teevad meie organisatsioonid, näiteks Välisministeeriumiga on näidanud, et ka avalikul allikatel tõesti annab teha üllatavalt palju. Aga selleks on teatud eeldused. Eeldused on see, et avalike allikatega tegelevaid organisatsioone peaks olema ka erasektoris rohkem ja sellest on järgmisel slaidil. Ehk siis, et ühelt poolt on küll Eestis julgeolekuasutused loomulikult, kes kasutavad OSINT-i oma igapäevatöös, loomulikult alates kapost ja välisluurest, lõpetades Riigikantseleiga, Välisministeeriumiga, näiteks sanktsioonide kehtestamisel, aga samal ajal on ka olemas loomulikult nii uuriv ajakirjandus kui ka näiteks meie MTÜ Herojem Slava tegeleb OSINT-i põhjal röövitud ja kadunud laste otsimisega ja teatud määral ka sanktsioonidele kaasa aitamisega. Aga seda kõike ei ole piisavalt ja tegelikult maailmas on palju levinum praktika, see, mis on Eestis veel vähe levinud, kus kaasatakse eraettevõtteid, kaasatakse detektiivibüroosid, tarkvaralahenduste arendajaid nagu Palantir ja muud selleks, et töötada läbi tohutuid andmemassiive ja leida riigile vajalikku infot. Ja järgmisel slaidil olengi öelnud, et selle artikli võib-olla nii-öelda kokkuvõte või järeldus on see, et esiteks võidaks ka Eesti julgeolekuasutused ja Eesti riik oluliselt rohkem sellest, kui teeksid koostööd nii erasektor kui riik. Selleks oleks vaja teatud koostööformaate, kindlust, et on soovi koostööd teha ja samal ajal ka piisavalt koolitusi, treeninguid nii tegelikult riigiasutuste töötajatele kui ka erasektorile selleks, et võimekust tõsta. Ja mul on väga hea meel, et nüüd on algamas Sisekaitseakadeemias sügisest ka OSINT-i eraldi aine, kus õpetame, kuidas erinevaid tööriistu kasutada ja ma leian, et kui tõsta võimekust nii riigi kui ka erasektoris ja leida head koostööformaadid, siis sellest kindlasti võidaks Eesti julgeolekustamisel ja samal ajal julgeoleku tõstmisel ja võimestamisel nii riik kui ka elanikud, aga seda uurimistööd annab veel väga palju jätkata, et see on pigem selline dialoogi alustamine, et suur tänu. Suur tänu, Jaanika. Laekunud üks küsimus Stella Polikarpuselt, et milline saab olema tehisintellekti roll senisest suuremal rakendamise OSINT jaoks?
Väga suur ja juba tegelikult mängib Osint väga suurt rolli sellega, et loomulikult ta ei suuda veel selline ChatGPT asendada uurijat tegelikult. Ta võib küll vahepeal öelda häid mõtteid, mille peale võib-olla ei ole tulnud või mida ei ole leidnud, aga samal ajal just suurte andmekoguste läbitöötamisel. Ja minu artiklis on ka näiteid, kus näiteks erinevad Palantir tarkvara või sellist suurt andmekogumeid läbitöötavat tarkvara kasutatakse juba päris palju praegu. Ehk siis näiteks, kui on vaja tõesti analüüsida suured andmemassiivid, näiteks sõjakahjude tekkimisest, näiteks isegi rinde liikumise kohta, näiteks keskkonnakahjude tekkimise kohta, kus on tõesti väga palju sellist image recognition ehk siis pildi tuvastust vaja näiteks läbi töötada isegi isikute otsimisel ja kus inimsilm tõesti ei märka isegi erinevust. Ja huvitav on see, et paljud tööriistad, mida me praegu kasutame, näiteks pildi tuvastuses, kus me võrdleme kahte nägu, et see on juba AI, sellepärast et tihti selliseid erinevusi, kus inimene on meelega proovinud ennast muuta, tavasilm ei tuvastagi, aga AI oma matemaatilistel meetoditel ja pildivõrdlusel suudab palju rohkem märgata. Ehk siis tegelikult mul on AI suhtes väga selline suured ootused ja juba ma arvan, et 20 tööriistast, mida ma kasutan oma Osindil, on võib-olla niimoodi sisetunde järgi 5-6 ka AI põhised. Aga suur tänu küsimuse eest. Suur tänu, Jaanika Merilo, sulle selle ülevaate eest. Rohkem küsimusi hetkel ei ole. Rõõm on sinuga koostööd teha jätkuvalt ja soovin sulle head reisi. Saan aru, et sa oled lennujaamas, jah? Suur tänu ja kuulan huviga edasi ka. Jaa, okei. Nii, kogenud riigiametnik Martin Purre avaldab kogunikus kaastöö teadmisvajaduse põhimõtte ja selle rakendamine informatsiooni kaitsel hübriidsõnas. Kuna Martin ei saa kahjuks meiega täna liituda, andis sellest meile piisavalt ette teada, siis ma sisutoimetajana võib-olla teen lühiülevaate, aga muidugi ei saa siin asendada autorit, nii et ma palun, et kui on pärast hiljem küsimusi, et siis võib need toimetuse kaudu edastada ja me saame edastada need ka siis Martin Purrele ja loodetavasti sealt siis ka mõne vastuse saada. Nii et üks ülevaate slaid siin teie ees, aga artikkel on väga huvitav, minu meelest peaks seda või võiks lugeda seda kindlasti need inimesed, kellel on riigisaladuse luba või kes taotlevad riigisaladusele juurdepääsu luba, kes töötavad salastatud teabega. Ühesõnaga selline süvakäsitlus, mille keskmes on teadmisvajaduse põhimõtted, avab seda siin läbi erinevate õigusaktide, juristina toob Riigikohtu lahendeid ja ühtlasi loob siis konteksti sellisele tänapäevasele julgeolekukeskkonnale. Püstitab autor hüpoteesi, et teadmisvajadust hinnatakse täna liiga subjektiivselt, siin on ka intriig üleval, jah. Põhjuseks vähene teadlikkus ja tõhusate ehk sellist lihtsalt ka praktiliselt kasutatavate juhtnööride nappus. Teine probleemide ring on õige salastamistaseme olulisuse määramine ja ülesalastamise probleem ka. Ehk siis selline liigne lahterdamine võivad koos hoopis teatud sellist innovatsiooni ja teadlikkust takistada, nii nagu autor seda meile kirjutab. Ta toob terve rea näiteid siin ka luurepraktikast, juhtumitest, mis on jõudnud avalikkusele nii-öelda luureteabe avalikustamise, sihiliku avalikustamise kaudu. Mõned näited ju siin on kas või Ukrainale 2022 täiemahulise invasiooni alguses avalikustatud sihindud Ameerika Ühendriikide tavaliselt avalikustatud luureteave, ehk siis mis pidi võib-olla teatud mõttes nagu nii-öelda äratuskella või heidutusena hakka mõjuma. Lõpuks ta seda muidugi ei teinud, aga see on nagu näide sellest. Nii et selliste teemadega autor siin tegeleb, et kuidas hinnata ohtu riigi julgeolekule üldse, millised need ohud on ja ühtlasi on siis ka päris hea ülevaade antud siin erinevatest õigusaktidest, mis reguleerivad seda valdkonda nii Eesti õigusruumis kui ka siis Euroopa Liidu õigusruumis. Probleemi laiendus puudutab analüüsi, mis puudutab teemat, kes hindab teadmisvajadust ja teadmisvajaduse piiritlemise erinevad meetodid on siin toodud, näiteks riskiefektiivsuse analüüs,
kus tuleb arvestada salastamise mõju operatsioonile, olukorrale, tehnoloogiatele, ressurssidele. Siis on viidatud siin erinevatele allikatele, aga peaasjalikult Javorseki töödele, lahterdamise funktsioonide, kulude ja riskide vahelise sellise kompromissi mudel, ülesalastamise teema arendab probleemi edasi ja autor ütleb, et Eestis ei ole hetkel salastuse hindamiseks kehtestatud sellist metoodikat või metoodikaid, aga erinevad infoturvariski halduse üldraamistikud on olemas, viited on ka olemas, mis on rahvusvaheliselt tunnustatud standarditele viidatud olemas. Nii et sellised erinevaid tegelikult toetuspunkte on. Autori taotlus on sellist metoodikat välja töötada või nii-öelda ta on nendel radadel, mis on nagu akadeemiliselt väärtuslik, et ta toob siis erinevad ka sellised võimalikud baasmudelid välja ja esitab sellise maatriksi teabevahetuse kiireks hindamiseks. Et selliste maatriksite ja praktiliselt kasutatavate metoodikate arendamine pakub minu hinnangul head edasist uurimisprogrammi, eriti arvestades ka generatiivse tehisaru lisanduvaid nii ohte, riske kui ka võimalusi. Ja kokkuvõtvalt teeb autor ka sellise huvitava eksperimendi, et andis siis Copilot AI-le koostada artikli põhjal 7 kõige olulisemat järeldust ja hindab autor, et AI sai sellega suurepäraselt hakkama, see on nüüd autori hinnang. Nii et see on näide sellisest edukast tehisarupõhisest testist ka siis selles teema valdkonnas. Loodetavasti mu lühiülevaade tekitas lähemat lugemishuvi ja kui kellelgi on küsimusi, siis me adresseerime toimetuse kaudu autorile. Aga Jaanika Merilo on natukene juurde vastanud vahepeal, et tema kasutab tehisintellekti kui vajalike tarkvarajuppide kirjutamiseks, mis aitab info töötlemisele kaasa. Kui varem kirjutasin käsitsi Pythonis, siis nüüd aitab Copilot ilusti valmis kirjutada koodijupi, kui kirjeldan ülesannet näiteks andmemassiivide läbitöötamiseks, isegi maakaartidelt otsimiseks. Nii et suur tänu, kes on tehisaru kasutamisel juba nii edasi jõudnud, siis alati on sellist kogemust hea saada, et ise ka proovida ja vaadata, millised need uued võimalused on. Aga see oli Martin Purre kaastööst ülevaatlik kokkuvõtte teile ja järgmise kaastöö autor on Emilia Muga. Siit samast Sisekaitseakadeemiast töötab meil nooremteadurina instituudis, on ka Tallinna Tehnikaülikooli tehnikateaduste doktorant, kes uuris oma kaastöös rännet ja rahvastiku kasvust ning keskkonnamuutustest tingitud ressursisõltuvust hübriidse ründevahendina. Kuna Emilia teatas jälle ette, et ta ei saa kahjuks täna meiega liituda, siis ta saatis meile video ülevaate oma kaastööst, nii et palun. Tere kõigile, mina olen Emilia Muga. Esiteks väga vabandan, et mul ei ole täna võimalik reaalajas teile enda artiklit tutvustada, aga sellest olenemata loomulikult kõik küsimused või mõtted, mis võiksid tekkida, on igati teretulnud minu e-posti aadressile, mis juures oleval slaidil ka kenasti näha on. Aga nüüd, mis mind ajendas antud teemal uurima ja kirjutama üldse, siis võib-olla nii kummaliselt, kui see ka ei kõla, siis tegelikult on selleks perspektiivide suhestumise ja võrdluste temaatika. Näiteks alati, kui me räägime Eesti kontekstis negatiivsest iibest ja et millised meetmeid me peaksime riigi tasandil välja töötama, et sündivust tõsta ja nii edasi, siis kui me teisalt jällegi maailma kontekstis ägame elanikkonna hüppelise kasvu all ja selle käes, kuidas selline elanikkonna juurdekasv ja majandusvõtted on kaasa toonud ressursside arutu kasutamise
mis paratamatult kogu elanikkonnale mõju avaldab, siis ikkagi see paneb juurdlema, et millises perspektiivis me peaksime siis tegelikult tulevikku vaadates vajalikke samme kavandama. Jah, loomulikult riigikeele, kultuuri säilimine, see kõik on ülioluline, samuti nagu ka inimeste arv nii pisikses riigis nagu Eesti on, aga sest tänase elanikkonna arvu ja maksusüsteemiga ilmselgelt ei ole võimalik üleval hoida põhjamaist heaoluühiskonda, aga kui me vaatame riigist natukene kaugemale ja ka ajas püüame mõelda pisut kaugemale tulevikku, siis tegelikult ju perspektiivid muutuvad. Aga liiga filosoofiliseks nüüd selle teemaga ei taha minna, et siin tegelikult ju õigeid ja valesid vastuseid ei olegi olemas, et minu eesmärk tegelikult oli ju juhtida tähelepanu sellele, et erinevaid probleeme me vaatame väga sügavalt just vertikaalis ja püüame siis ka olulisemate murekohtadega, tavaliselt ka mitte ennetavalt, aga siis, kui juba on midagi juhtunud või tekkinud, nendega tegeleda, aga suhteliselt vähe me tegelikult jälgime horisontaalselt erinevate muutujate mõju muudele valdkondadele ja nende siis omavahelist sõltuvust samamoodi, et teadusmaastikul tegelikult mina olen näiteks aastaid seda kriitikat juba ka kuulnud, alates ülikooli esimesest kursusest peale, et tuleb valida väga kitsas teema ja probleemide uurida, et ei tohi minna väga laiali ja nii edasi, aga jah, ühest küljest ma mõistan seda, aga teisalt see tekitab just seda killustatust ja arusaama, et meil on väga tublid ja targad valdkonnaspetsialistid, aga tihtilugu käitutakse erinevate oluliste teemade planeerimisel, lähenemisest. Me kõik koolist mäletame õpetajate puhul seda, et minu õppeaine on kõige olulisem. Aga kuidas need teadmised suhestuvad siis terviklikult inimese arusaamade ja käitumise kujunemisse kõikide muude teemade kontekstis või kuidas need omavahel mõju avalduvad, et see minu arvates on väga-väga nõrk koht. Ja mina väga jäärapäiselt ikkagi võtan laiemalt asju vaadata. Aga nüüd tagasi hübriidohtude ja julgeoleku teemade juurde, siis selles artiklis ma püüdsingi neid teemasid komplekssemalt vaadata, ehk et lihtsustatuna võtsin ette rahvastiku kasvuprognoosid, keskmise eluea pikenemise numbrid, nõudluse ressursside järele, siin jah, kindlasti kui tuleviku ja uuringu edasise arengu mõttes oleks vajalik rohkem sisse vaadata nendele statistilistele andmetele tarbimise näitajate erinevuste suhtes ja impordimahtudele ka erinevate oluliste ressursside teemadel, sest ma avastasin, et seda ei ole eriti lihtne võrreldavatel alustel kätte saada, aga see on kindlasti ülioluline rohkem uurida seda. Ja siis võtsin rändenäitajad ja paigutasin selle kõik hübriidsete ründevahendite konteksti, sest et järjest enam otsitakse erinevate riikide nii-öelda nõrkasid kohtasid, et segadust külvata ja tekitada probleeme ja see on kindlasti üks väga oluline teema, mis seda võimaldab. Ja aasta-aastalt edasi muutub ka päris kindlasti järjest teravamaks. Ja siis ma püüdsin vaadelda, kuidas Eestis neid teemasid on erinevates riigi julgeolekut puudutavates arengudokumentides, mis avalikult kättesaadavad on käsitletud, et väga selgelt kõiki neid teemasid ja ohte teadvustatakse. Aga mind just huvitas, et kas kavandatavate meetmete osas on näha ka, et midagi selles osas reaalselt ära tehakse. Ja aus vastus on, et kahjuks eriti mitte. Ja minu see valik strateegiadokumentide osas ilmselt kindlasti ei ole kõike hõlmav, aga need peamised dokumendid näitasid küll selgelt, et tegelikult me lähtume endiselt oma reaalsetes tegevustes nii-öelda peaks, oleks mõtteviisis ja täpselt niimoodi on see kirjas ka
Aga siin on jällegi ülioluline rõhutada ja meelde tuletada, et meie oht tegelikult ei ole ainult Venemaa või Hiina, et meil on teisigi väga suuri ja olulisi probleeme, mis tasahilju ja väga järjekindlalt lähemale liiguvad ja see vajab rohkem tähelepanu. Ja aitäh, ma võiks muidugi pikalt rääkida sellel teemal veel, aga ma püüan ette antud ajaraamidesse jääda, aga veel kord kõik küsimused, vastuargumendid, mõtted, kaasamõtlemise mõtted, kõik on väga teretulnud ja ma püüan neile võimalikult kiiresti ka vastata, et aitäh. Suur tänu, Emilia. Jäi täitsa mulje, nagu sa oleksid siin praegu meiega, et tahaks mulle küsimuse küsida, aga nagu Emilia ütles, siis küsimused on teretulnud meili teel. Järgmise kaastöö religioonist hübriidsõja vahendina on kirjutanud teoloogiadoktor Ringo Ringvee, kes on ka Siseministeeriumi usuasjade ja kodanikuühiskonna nõunik. Lisaks sellele on ta ka Sisejulgeoleku Instituudi teadur. Ringo on meiega, nii et ole hea, Ringo, sõna sinule. Jaa, tänan. Ja tõepoolest, et see artikkel puudutab siis religiooni hübriidsõja vahendina. Religioon sellises hübriidkonfliktis, ma arvan, et on Eesti elanikele ja lugejatele tänaseks päevaks lähedasemaks saanud kui võib-olla veel 5 aastat tagasi. Ja selles artiklis on siis nii-öelda fookus kahel religiooni vormil, ehk siis Vene Õigeusu Kirikul ja islamil, eelkõige siis islami äärmuslusel. Et see religiooni probleem on nimelt selles, et see toimib ühiskonnas väga erinevatel tasanditel. See on nagu see üks moment, et sõltumata võib-olla poliitilistest eelistustest on vaenulikul välismõjutajal võimalik religiooni kaudu inimesi panna kas tegema, aga võib-olla veelgi rohkem panna tundma sellisel viisil, nagu vaenulik välismõjutaja või tegutseja seda soovib tekitada või neid tundeid tekitada soovib. Ja sellele on alati nagu väga hõlbus peale tõmmata selline laiem nii-öelda legaalne kattevari, et me tegeleme religiooniga ja tegemist on usuküsimustega. Usuküsimused on sageli palju laiemad ja religioon ei ole ainult midagi taolist, mis aitab lahendada konflikte, tuua inimesi kokku ja igasuguseid muid positiivseid asju korda saata, vaid täpselt samamoodi on siis teda võimalik kasutada kõikvõimalikel vaenulikel eesmärkidel. Ja seda siis nii-öelda vaatan selles artiklis, selles hübriidsõja või hübriidkonflikti kontekstis. Et lihtsalt tuues nagu võib-olla meilt siit tenestelt lähiajast näidet, mis artiklisse küll jõudnud ja teema on ka selline, et seda võiks nagu kogu aeg artiklit siis kaasajastada, aga meil siin mitte eriti ammu aega tagasi aset leidnud sündmus Toompeal, kus meil olid õnnetud nunnad lumesajus külmetamas, et kuidas see pilt mõjub. Me võime öelda, et nutvad nunnad või külmetavad nunnad mõjuvad nagu kassivildid või nutvad lapsed või midagi muud taolist, tekitavad kaastunnet ja tahaks neid kohe aitama hakata, sest et neil on seal lumesajus nii kurb. Aga kui seda operatsiooni, mis läbi viidi, nagu teise nurga alt vaadata, siis ilmselt oli tegemist hoopis Moskva patriarh Kirilli poolt Kuremäe kloostrisse ametisse seatud kloostriülema infooperatsiooniga ja mis omakorda on siis osa sellisest laiemast hübriidkonfliktist. Ja kui me vaatame kas või seda Vene Õigeusu Kiriku tegevust, et see muster, kuidas Venemaa Vene Õigeusu Kirikut instrumendina kasutab, on erinevates riikides sageli sarnane, natukene võetakse arvesse ka kohalikku spetsiifikat, aga need mustrid on nagu hämmastavalt sarnased erinevates riikides. Ja kui me vaatame islami äärmuslust, siis selle probleemiks on samamoodi, et ideoloogia, mis vastandub euroopalikele väärtustele või meie väärtustruumile, kaetakse sellise religiooni kattevarjuga.
mille puhul siis jääb mulje, nagu kõik oleks õigustatud sellises usuvabaduse või usuväljenduse kontekstis. Ja paraku nagu see probleemkoht on siin, et kui me ka vaatame, tulles võib-olla Emilia artikli juurde natukene või otsapidi, et kogu seda religiooni hübriidohuna mõjutab üsna palju ka meie ülejäänud poliitikad. Et see võib puudutada nii hästi hariduspoliitikat, see võib puudutada, kui me siin Eesti kontekstis räägime, rändepoliitikat, et need on kõik sellised kohad sellises poliitilises sfääris, mida tuleks tegelikult nagu väga tõsiselt võtta. Sest et jällegi me oleme aastas 2025, väga suur osa meie ka õigusloomest on tegelikult tehtud headel aegadel, kui ei ole osatud arvestada nende ohtudega, mis korraga meil ees seisavad. See näiteks puudutab Kaitsepolitseiameti poolt viimases aastaraamatus tähelepanu juhitud venekeelsele koolile, mis on siis Shanghai ja San Francisco Püha Johannese koolile, kus siis õpitakse Venemaa õpikute järgi ja kujundatakse teatud mõttes laste sellist maailmavaadet väikesest peale. Et need on sellised seigad, millele tuleb tähelepanu pöörata ja seda religiooni momenti nii-öelda ohuna või relvana tuleks nagu võib-olla veidikene tõsisemalt võtta, kui me seda harjunud oleme võtma. Et ma tõmbaks nüüd siin koha peal nii-öelda joone alla. Et kindlasti soovitan kõigil lugeda ja muud ei oskagi öelda. Suur tänu. Vaatame chati, head kuulajad, kas teil on tekkinud Ringole küsimus, võite julgesti chatis küsida. Nii, kas meil on selle küsimust seal ikka? Ei ole. Ma ise küsin siis Ringohe küsimuse, et kiriku kasutamist nagu Kremli võimuinstrumendina, me oleme siin enda nahal nagu tundnud, see artikkel seda käsitleb Ukraina kaasust ka, et viimati Moldovas käisin sealseid õppejõude koolitamas hübriidohtude teemal, siis nad nagu joonisid ka alla tegelikult, et nad on täheldama hakanud, et just kirikorganisatsioon on mõjutustegevus aktiivne ka Moldovas, et kas sul on ka sellist infot, oskad seda natuke juurde selgitada ja võib-olla kui vaatame kaarti natukene, et kust võiks nii-öelda tulla siis nagu järgmised sellised siirded? Jaa, tähendab Moldova on selles suhtes minu meelest üks hea näide, et kui me vaatame nagu nüüd lähiajalugu ja seda, kuidas Venemaa on käitunud, et kui me vaatame nii-öelda korraks ajas tagasi, teise maailmasõja järgselt, kuidas õigeusu kirikuid liideti Vene õigeusu kirikuga, samamoodi nagu Nõukogude Liidu armee liikus. See muster oli erinevates riikides alati nagu sama. Siis kui me vaatame Eestit ja Moldovat, siis 2023, eks ole, see Peterson koos Ivanov ja metropoliit Jevgeni, eks ole, valimisteel sellise mida nad tahtsid teha, rahupalvus, eks ole. Et Eesti puhul me saame öelda, et see toimus nii-öelda tõkestamine, aga Moldovas see tõkestamine vist nii hästi ei õnnestunud, et ilmselt me näeme järgmise Moldova valimiste ajal, et kuidas see sama selline Vene õigeusu kiriku propagandamasin või meelsuse mõjutamise masin tööle läheb. Ja siin on kindlasti Vene õigeusu kiriku puhul ja Venemaa puhul, või ütleme siis niimoodi, et Venemaa puhul Vene õigeusu kiriku kasutamine, et siin me räägime nii-öelda sellest rinderiikidest, kes jooksevad nii-öelda Venemaa piiri mööda, see on see üks pool. Aga samal ajal, kui rääkida ka kolleegidega Lääne-Euroopast, ütlevad, et seal on Vene kiriku nagu strateegia veidi teistsugune, et seal, kuna venekeelne elanikkond on väiksem, siis seal elanikkonna mõjutamist nii palju ei ole tarvis teha, vaid seal hoopis see mõjutustegevus käib läbi kultuuri, traditsioonide, tähendab selline kiriklik traditsioon, vene kultuur ja sihtmärgiks ei ole mitte tavaline vene inimene, kes elab näiteks Prantsusmaal või Saksamaal, vaid tegemist on nii-öelda eliidile suunatud mõjutustegevusega. Et nad on natukene erinevad,
aga noh, nende eesmärk on üks ja kindlasti me näeme siin ka sellist erinevust, seesama Venemaa läänepiiril olevad riigid ja siis nii-öelda ka need, kes kaugemale jäävad. Ja siin tuleb ka ilmselt mängu seesama, et kuidas me ise ohtu tajume. Et me kindlasti siin tajume seda ohtu natukene teistmoodi läbi oma ajalooliste kogemuste, aga ka nende samade näidete, et mida me näeme, eks ole, siin Ida-Euroopas, Kesk-Euroopas, Põhja-Euroopas, et kuidas on toimunud, me võime öelda siin nagu sõjalist spionaaži, meil on siin mõjutustegevust ja paljusid muid asju, et need on sageli suhteliselt sarnased, sellepärast, et see Venemaa tegevus ja see puudutab religiooni puhul, mida ma lihtsalt olen rohkem jälginud, on see, et kui see muster ei toimi Eestis, siis me proovime seda näiteks Lätis või Moldovas. Kui see ei toimi Moldovas, proovime seda Tšehhis. Kuskil see ikka toimib ja kui see aeg kätte jõuab, me proovime seda sama asja Eesti kontekstis uuesti. Sest seesama need probleemistik, mis meil siin Eestis on üles kerinud, lihtsalt kui me paneme nagu ajatelje peale, siis kõike seda sama asja tehti 90ndatel aastatel. Tähendab, need sammud, see kõlab natukene nagu isegi totralt, aga kõik need sammud on täpselt ühesugused, nad tulevad täpselt ühesuguses jadas ja lootus on see, et ühel hetkel äkki see kusagil nagu õnnestub. Kui see ei õnnestu praegu Eestis, äkki see õnnestub kuskil mujal ja nii edasi. Et siin on teatud erinevusi, aga samas see käekiri on nagu suhteliselt sarnane. Suur tänu, Ringo, selle põhjaliku vastuse eest, mis avas tegelikult ka juba mitmeid uusi võimalikke uurimissuundi ja aspekte, mida võiks kindlasti ja tuleks ka edaspidi rohkem käsitleda. Nüüd, kuna meil rohkem küsimusi vist ei ole, siis aitäh veel kord, Ringo. Järgmine kaastöö on Sisejulgeoleku Instituudi autorite kollektiivilt teile juba tuttav Emilia Muuga, siinkõneleja, teadur Georg Henry Kaup ja teaduskeskuse juhataja, teadur Raul Savimaa, instituudi juhataja Erki Koort, merealuse kriitilise taristu hübriidse vaenutegevuse sihtmärgina Läänemere kaasused järeldused Eesti julgeoleku vaatest on selle artikli fookuses ja põhineb see tegelikult juba instituudis, me oleme mitu järjestikust raportit teinud selle kohta, et jõudis see ka siis teadusartikli kujul kaante vahele tegelikult juba pikemaalisem uurimistöö. Aga Erki kannab ette, ole hea, Erki. Ja, suur tänu, et nime pealkiri ette loetud, autorid ka tegelikult ära tutvustatud, nii et ma saan kohe minna järgmise slaidi juurde. Millest me räägime, kui me räägime sellest Läänemere alusest taristust, et eelkõige energia- ja sideühendused, mis on siis meie piirkonnas. Ja me tahtsime vaadata just piirkonda laiemalt, et mitte jääda ainult Eesti juurde, sellepärast et maismaa ühendus on küll meil Lätiga olemas, aga Läti ja Leedu omakordsed ühendused välismaailmaga mõjutavad ka meid, sest Eesti, Läti, Leedu tegelikult on selline igas mõttes poolsaareline moodustis, kus ühel pool on meri ja teisel pool on Venemaa. Aga järgmine slaid. Keskendusime eelkõige, kui eelmine slaid näitas lihtsalt sellist konteksti loov, siis see on nüüd asjad, millele me keskendusime. Ja neid ühendusi on päris palju ja ühe erisusena me võtsime juurde ka Kaliningradi oblasti, et vaadata ka Kaliningradi oblasti ühendusi siis Venemaa maismaaga. Et siin on need kõik ära toodud erineva värviga ja erineva siis funktsiooniga. Järgmine slaid. Panime ka siia, grupeerisime Rootsiga, Soomega, et oleks lihtsamini jälgitav, millised need ühendused on. Ütleme, see kaardistus oli päris huvitav, et ma arvan, et seda tüüpi kaardistust päris sellisena tehtud ei olnud ja samal ajal, kui see siis küll raporti kirjutamine veel käis, oli tegelikult ka desünkroniseerimine, mis mõnes mõttes need Venemaaga
olemasolevad ühendused muutis suures osas selliseks tarbetuks. Järgmine slaid, palun. Kui hästi palju räägitakse ka võib-olla sellises avalikus ruumis põhjustest, miks need katkesid ja jääb mulje, et enamasti on põhjuseks ankur, siis tegelikult see üldse nii ei ole. On jagatud siis keskkonnamõjud, inimtekkelised ja teadmata põhjused ja keskkonnamõjudest siis kulumine, mis on seotud näiteks selle kaabli paiknemisega mingisuguses piirkonnas, kus lihtsalt maapind kerkib, langeb või liigub muul moel. Loodusjõud, näiteks tormist tekkinud kahjustused ja ka kindlasti loomulik iganemine. Eraldi on inimtekkelised, kalapüük ja traalimine on kõige suurem põhjus inimtekkelistes õnnetustes ja tervikuna üldse. Ankurdamine ja kaevetööd ei ole midagi eriskummalist ja muu inimtekkeline põhjus on ka täitsa olemas. Teadmata põhjusi on 17%, aga ankurdamise puhul siis meie artikli vaatest oli fookuses ikkagi see osa õnnetustest, mille puhul on põhjust arvata, et see ei olnud juhuslik ankurdamine. Liigume edasi. Taristu lõhkumised Läänemerel nii raporti kui tegelikult artikli kirjutamisel oli mõnes mõttes vaja kogu aeg seda uuendada. Tundus, et ta ei saagi valmis, sellepärast kogu aeg järjest katkes neid kaableid, aga nagu me teadusartikli mustandi valmis saime, nii kaabli katkemised lakkasid, nii et me ei pidanud seda enam õnneks uuendama. Aga millele ma siin eraldi tahan tähelepanu juhtida on see, et nii raportid kui artikkel tegelikult said alguse Nord Stream torujuhtme õhkimisest, siis Rootsi majandusvööndis ja Rootsi uurimine jõudis siis selleni, et mitte midagi pole võimalik teha, kuna sündmuses ei osalenud rootslased ja sündmust ei valmistatud ette Rootsis. Ja sellest johtuvalt hakkasime siis uurima, et kuidas on see tervikuna siis meie regioonis. Järgmine slaid, palun. Ja mõned järeldused, mis välja tuua, et on küll üldteada fakt, et energia, eriti elektrivarustuskindlus ja kättesaadavus on keskne elutähtis teenuseks, et kui elektrit pole, siis ei tööta väga suur hulk elutähtsaid teenuseid või on nende toimimine häiritud. Aga ta on siin sellepärast, et ta on paljude järgmiste järelduste selline baaseeldus ja igal eluhetkel ei ole ta olnud iseenesest mõistetav. Balti riigid tervikuna on märkimisväärses piiriüleses energiasõltuvuses, meil ei ole piisavalt tootmisvõimsusi ja sõltuvus on suurel määral siis läbi merealuse kriitilise taristu. Ja kui varasemalt peeti seda teoreetiliseks ohuks, siis nüüd on korduvalt kahjuks selgunud, et tegemist ei ole ei teoreetilise ega hüpoteetilise ohuga. Järgmine slaid, palun. Mitme ühenduse samaaegne katkemine on loomulikult suur probleem ja mida ka näiteks Ukraina sõjas on välja toodud, et Venemaa teadlikult kasutab siis energiaühenduste katkestamist selleks, et külvata ühiskonnas ebastabiilsust. Varustuskindluse tagamine on kindlasti üks oluline leidudest, et eriti pikema perioodi jooksul peab suutma seda varustuskindlust tagada. Haldamine, üks osa, millega me ka kokku puutusime, oli küsimus, et kui palju siis piiriülest kriitilist taristut jälgida või valvata või kes seda teeb, et algselt merevägi sellega ei tegelenud, sellepärast et see pidavat olema energiafirma põhiülesanne. Kindlasti on odavam ennetada ja praegu on see, ütleme ka läbi erinevate raportite on see evolutsiooniliselt ikkagi selliselt arenenud, et ühtne arusaam tundub, et on tekkinud.
lähme edasi. Kindlasti tagajärgede likvideerimine, et see on kindlasti asi, milleks tuleb valmis olla pidevalt, et üks asi on, kaablid katkevad mingil hetkel igal juhul ja nende parandamine peab olema kiire. Pardumisega seotud väljakutsed kindlasti sai eraldi tähelepanu, et miks siin on kirjas ka, et pole võimalik tugineda faktidele, mida ei tuvastata. See sama küsimus, et parduda võib terrorismi kahtluse korral, aga kuidas tuvastada, et pardal pole terroriste, kui sa pole pardal käinud. Väga palju tähelepanu sai merealuse taristu halli tsooni jäämise küsimus ja siit kindlasti põhijäreldus, et olenemata sellest, millistes vetes see taristu asub, et on siis need territoriaalveed, majandusvöönd või rahvusvahelised veed, Eesti rajatud taristu lõhkumine ei ole, olenemata asukohast, ei saa olla õiguspärane. Ja sellega on kõik, aitäh! Suur tänu, Erki! Intensiivse, aga siiski väga üksikasjaliku ülevaate eest sellele pikaajalisele ühistööle. Kas on küsimusi tekkinud selle kaastöö kohta meile chati lugejatelt? Nii, olge julged küsima, kätt tõstma, chati kirjutama. Kuna ma ise olen ka selle töö kaasautorna, siis ma ei hakka küsimusi siit esitama küll, aga ma tahaks hea meelega nentida, et see on kindlasti üks instituudi töödest, mis on reaalselt ka Eesti poliitikat mõjutanud. Ja Erki on selle teema majja tooja, ehkki ta on kaasautorite reas tagasihoidlikult rea lõpus, aga Erki on selle teema kuidas öelda, ärgitaja, tooja ja mõtleja põhiliselt. Nii, ja oli au ja hea meel sellega töötada päris mitme raporti ja üle aasta tegelikult juba. Aitäh, Erki, veel kord. Ja järgmine autor on Katri Kukk-Toomsalu. Katri Kukk-Toomsalu, kes jõudis väärika publikatsioonini enne magistrantuuri lõppu koguni, jah? Kas ta nüüd lõpetas? Okei, nii palju õnne siis värske magister ja kohe avaldatud töö ka Eesti tervishoiusüsteemi haavatavusest hübriidohtudele. Et selles mõttes uudne teema, ma toimestas vaatasin ka, et meile väga palju tähelepanu sellele pööranud. Aga lisaks sellele, et autor on nüüd sisejulgeoleku magister värske, ta teab väga hästi, millest ta kirjutab, sest ta on ka Põhja-Eesti Regionaalhaigla naistehaiguste keskuse õendusjuht ja meditsiiniharidusega juba kogenud selles valdkonnas, töötas ka COVID-i kriisis Kuressaare haigla COVID-i osakonnas. Nii et Katri Kukk-Toomsalu on meiega ole hea Eesti tervishoiusüsteemi haavatavusest hübriidohtudele, sinu kaastöö. Aitäh ja tere ka minu poolt. Mina siis tutvustangi oma artiklit, mille pealkirjaks oli siis Eesti tervishoiusüsteemi haavatavus hübriidohtudele. Hübriidsõda ja hübriidohud on teema, mis on saanud eriti aktuaalseks, arvestades just praegust geopoliitilist olukorda ja eriti siis Venemaa agressiooni Ukrainas. Tervishoidu kiputakse tihtipeale nägema kui eraldiseisvat valdkonda, mis tegeleb haiguste ravi ja ennetusega. Kuid minu arvates on valdkonnal otsene seos julgeolekuga. Reedel tõepoolest kaitsesin oma magistritööd, aga natuke teisel teemal. Nimelt uurisin Eesti tervishoiutöötajate motivatsiooni jätkata tööd relvakonflikti tingimustes. See andis mulle veelgi sügavama arusaama, kui oluline on tervishoiusüsteemi toimepidevus ka kõige keerulistemas oludes. Mistõttu on eriti oluline esile tuua tervishoiu rolli sisejulgeoleku laiemas kontekstis. Ma arvan, et minu suurem eesmärk ongi tuua nähtavale tervishoiusüsteem kui lahutamatu osa meie turvalisuses. Ning antud artikkel võib-olla olekski selline esimene samm eesmärgi täitmisel ehk välja tuua, kuidas hübriidohud mõjutavad tervishoiusüsteemi laiemalt ka meie ühiskonda. Ning tegemist on siis teoreetilise analüütilise ülevaate artikliga, mis tugineb avalikele andmetele nagu Riigi Infosüsteemi Ameti aruanded, teadus- ja arendustegevuse arengukavad ning akadeemilised teadusartiklid. Ning eesmärk on siis probleemide identifitseerimine ja analüüs. Ning võib panna järgmise slaidi, aitäh.
Tabelis olen välja toonud siis hübriidsõja ja ohtude mõju riigile, ühiskonnale, aga ka üksikisikule. Hübriidsõjas kasutatavad taktikad loovad unikaalseid, raskesti tuvastatavaid, kompleksseid ja miks mitte öelda ahelreaktsiooniga häireid eri süsteemides ja eluvaldkondades. Hübriidohud on kombinatsioon sõjalistest ja mittesõjalistest, avalikest ja salajastest vahenditest, mis sisaldavad desinformatsiooni, küberrünnakuid ja majanduslikku survet. Ning nende eesmärk on ühiskondi destabiliseerida, kontrollida ja õõnestada. Ning see on tänapäeval üks levinum taktika, mis hägustab siis sõja ja rahu piire. Järgmine slaid, palun. Minu artiklis siis keskendusin 3 teemale. Esiteks sõltuvuskriitilisest infrastruktuurist. Tervishoiuteenused sõltuvad oluliselt elektrist, veest, gaasist ja andmesideühendustest. Isegi lühiajalistel katkestustel võivad olla tõsised tagajärjed. Näiteks 2024. aastal tekkis elektrikatkestus ühes haiglas, kui vahetati välja UPS-seadet. Lülitusid välja kõik arvutiseadmed, patsiendi jälgimismonitorid. Kuigi see ühendus taastus tunni aja pärast, puudus personalil sellel perioodil tehniline tugi patsientide seisundi muutuste märkamiseks, mistõttu võis ka ravi viibida. Regionaal- ja keskhaiglad peavad tagama voolu generaatorite abil vähemalt 78 tunniks, kuid perearstikeskustele ja õendushooldusaiglatele see nõue täna ei kehti, mis muudab nad eriti haavatavateks. Teise haavatavusena käsitlesin tundlikke isikuandmeid ja küberohte. Terviseandmed on eriti delikaatsed isikuandmed, mida tuleb hoolikalt kaitsta. On paratamatu, et järjepideva digitaliseerimisega kasvavad ka ohud. Näiteks 2023. aasta septembris sattus tarkvara Medisoft Perearst 3 koodi kirjutamise vea tõttu ligi 600 patsiendi haiguslukku kellegi teise terviseandmed. Tarkvarafirma Medisoft pakub teenuseid üle 400 ettevõttele, sealhulgas Tervisekassale, Transpordiametile, Sotsiaalkindlustusametile ja ka Ravimiametile. Antud vea leidmine võttis aega ligi 5 aastat. Kui tarkvara, need valed andmed siis digiloos võivad viia vale diagnoosi ja ka vale ravi määramiseni. Kui tarkvara, mida kasutab mitu riigiasutust, vigu ei parandata õigeaegselt, võivad need luua potentsiaalsed turvaaugud, mida vaenlane saab küberrünnakute korraldamiseks või oluliste teenuste häirimiseks ära kasutada. Lisaks sellele on oluline küberturvalisuse tagamisel rääkida ka inimfaktori rollist. Näiteks leidis 2023. aastal aset küberrünnak geneetilise testimisega tegeleva ettevõtte Asper Biogene'i ettevõtte vastu, kus siis laeti alla 100 000 faili. Nende failide hulgas olid inimeste nimed, isikukoodid, analüüside vastused. Antud ettevõtte teenuseid kasutasid ka Ida-Tallinna Keskhaigla, Tartu Ülikooli Kliinikum ning see rünnak oli tingitud siis ainult ühe töötaja halvast küberhügienist. Kolmandana käsitlesin oma artiklis ka desinformatsioonikampaaniaid. Tervishoiuvaldkond on atraktiivne sihtmärk infooperatsioonidele ja mõjutustegevustele, eelkõige just siis kriisiaegadel. Ning ma arvan, et üheks heaks näiteks on COVID-19 pandeemia, mil levisid väited, et tegemist on bioloogilise relva või isegi olematu haigusega. Lisaks sellele levisid erinevad vandenõuteooriad seoses vaktsiinide ja vaktsineerimisega. Desinformatsiooni sisaldavate narratiivide ja vandenõuteooriate levimist kasutas ära, aga ka rakendas Vene Föderatsioon eesmärgiga kahjustada Euroopa Liidu terviklikkust ning et näidata ka Balti riikide nõrkust. Selline valeinfo levitamine võib viia agressioonini ja sotsiaalse ebastabiilsuseni. Nimelt leidis maailmas aset COVID-i pandeemia ajal otseseid rünnakuid ka tervishoiutöötajate vastu. Üks neist leidis aset ka Eestis, kui 2021. aastal rünnati toonast Põhja-Eesti Regionaalhaigla ülemarsti professor Peep Talvingut. Ning tooksin välja siis mõned soovitused peale siis selle valdkonna põhjalikumat edasi uurimist. Minu hinnangul oleks vaja rangemaid nõudeid tarkvarateenuste pakkujatele. Investeerida tuleks kaasaegsetesse seadmetesse, küberkaitsesse ja tarkvara uuendustesse, mitte siis ainult tipptehnoloogiasse. Olulisel kohal on ka sagedasemad hästi läbimõeldud töötajate küberhügieenikoolitused ning reaalsete kriisiplaanide koostamine, mis siis laieneksid kõikidele tervishoiuasutustele. Siinkohal on oluline ka riigipoolse rahastatuse roll.
ning oluline on tõsta ühiskonna teadlikkust ja levitada tõenduspõhist informatsiooni, et tõkestada valeinfo levikut. Ja mul on hea meel märkida, et olukord on siiski muutumas. Alles hiljuti kiitis valitsus heaks tsiviilkriisi ja riigikaitse seaduse eelnõu, mis loob siis sellise ühtse õigusruumi ja elutähtsa teenuse osutaja mõiste laieneb ka minu teada perearstiteenuse pakkujatele. Seega ootan huviga käesoleva seadusega tulenevate ettepanekutega tutvumist. Ning lõpetuseks, tervishoid ei ole eraldiseisev isoleeritud valdkond, vaid lahutamatu osa riigi julgeolekust ning sest see puudutab otseselt iga kodaniku heaolu, ellujäämist ja usaldust riigi vastu. Kui tervishoiusüsteem on haavatav, on seda ka iga inimene ja seega kogu ühiskond. Aitäh kuulamast ning head lugemist! Suur tänu ka täpselt ajas püsimas. On näha, et kaitsekõne on hästi edukalt hiljuti läbi harjutatud. Suurepärane kaastöö. Kas meil on chatis küsimusi äkki? Kas tervishoiuasutustel peaks jääma niinimetatud kriitiline, mitte digitaalne andmesüsteem, küsib peatoimetaja Jaanika Puusalu siit samast vast. Ja Stella Polikarpus kiidab, et suurepärane teema püstitus ja on sinuga väga nõus. Aga Jaanika küsimusele, palun. Aitäh ja aitäh küsimuse eest. Ma korra kiirelt loen selle nüüd veel üle. See on selles mõttes väga hea küsimus, sest et me ikkagi oleme suures osas liikunud nii-öelda paberkandjalt arvutisse. Küll kõik asjad veel täpselt ei ole. Aga ma arvan, et pigem ma arvan, et oluline rõhk oleks ikkagi just sellele küberturvalisusesse panustamisel, et ma arvan, et see paberkandjale jäämine teatud osas ei päästa neid olukordi, et kui tahetakse, siis leitakse erinevaid võimalusi seda süsteemi ikkagi nii-öelda mõjutada ja ma arvan, et võib-olla siinkohal pigem olekski just see, et mõelda läbi kõik need faktorid ehk siis inimressurss, inimeste oskused ja nendesse panustada ning nagu ma järeldustes ka välja tõin, et mitte ainult siis tipptehnoloogiasse panustada, vaid ka just sellesse küberturvalisusesse ja ma arvan, et me ei pea jääma nii-öelda paberkandjale. Aitäh! Suur tänu ja ma usun, et me siin veendusime selgelt, et Eesti tervishoiusüsteem on ka hübriidohtudele vastupanuvõime suurendamiseks saanud sinu näol, kui ma võin sulle sina öelda, hea eestkõneleja ja spetsialisti nii meditsiinis kui ka nüüd sisejulgeoleku valdkonnas. Aitäh veel kord. Meie järgmine ettekanne tuleb ka salvestatuna. Autoriks on riigiametnik Kiia Väli, kes muide on ka sisejulgeoleku magistrant, nii et me olime toimetuses ka nii-öelda põnevil ja avatud, et anda ka magistrantidele võimalus pusida. Mitte kõik ei jõudnud siia kaante vahel, aga 2 nendest jõudsid kenasti lõppu, läbisid retsenseerimise edukalt ja teemaks on igapäevaelu toimimiseks vajaliku kosmosetaristu rakendamine hübriidses vaenutegevuses. Väga uudne teema Eesti vaatenurgast. Me oleme küll Euroopa Kosmoseagentuuri liige ja aeg-ajalt me siin kosmoseteemadel Eestis natukene arutame, aga selle teema asetuse puhul meil tekkis kohe selline elamus, et no nii, et nüüd on väga põnev uudne teema meile tulnud. Me küll alguses natukene pelgasime, et kuna tegemist ei ole kosmosespetsialistiga, nagu ta ise ka ütleb, töötab avalikus teenistuses, aga on väga pikaaegse sügava huviga selles valdkonnas ja läbis retsenseerimised. Meil on pime retsenseerimine, ma ei saa nimesid öelda, aga tõesti doktorikraadiga selle valdkonna teema retsensendid ütlesid, et nii-öelda võib küll selle töö avaldada. Meil on hea meel nüüd siis Kiia Välit kuulata. Palun. Tere kõigile! Kahjuks ei õnnestu mul käimasoleval veebikohtumisel töötõttu osaleda, aga annan siiski lühidalt ülevaate enda artikli põhipunktidest ja leidudest. Artikli teemaks on igapäevaelu toimimiseks vajaliku kosmosetaristu rakendamine hübriidses vaenutegevuses.
Natuke ka taustaks, et kosmos ei ole kindlasti enam pelgalt teadus või midagi ulmevaldkonnast, et see on kriitiline osa meie igapäevaelust ja julgeolekust. Kosmosetaristu kaudu toetatakse mitmeid kriitiliselt olulisi valdkondi ja teenuseid, nagu näiteks transporti, energeetikat, merendust, andmeedastust, finantstehingut, et see nimekiri on pikk. Üks lihtne ja konkreetne näide on, et sõidu- või toidutellimusteenuseid kasutades toetutaksegi palju globaalsete satelliitnavigatsioonisüsteemidele. Ja siin on Euroopa Komisjon märkinud, et kosmosevaldkonna vastu suunatud hübriidoperatsioonid tekitavad suurt muret selle asümmeetria ja võimalike strateegiliste mõjude tõttu. Mis siis täpselt võib olla mõjutatud nende häirete tulemusel? Näiteks kosmosetaristu häiretest tulenevalt võib olla mõjutatud maa peal transpordivõrgud, sidesatelliitide kaudu võib tekitada siis kulusid majandusele, kuna see võib peatada finantstehingud, takistada kõne andmesidet ja lisaks võib siis ka häirete tulemusel rivist välja lüüa ka elektrivõrgu. Ja kogu selline sõltuvus muudab kosmose sihtmärgiks ka hübriidses vaenutegevuses. Antud artikkel keskendub eelkõige sellisel julgeolekualasel vaatele, seega natuke ka sellest, mida kosmos sõjalises vaates pakub. Kosmosevara pakub olulist tuge sõjaliste operatsioonide läbiviimisel, võimaldades näiteks navigeerimist ja sihtimist, sidet, lahinguväljavaatlust ja analüüsi. Üha enam on näha seda, et riigid on enda kosmosealast sõjalist võimekust arendamas ning kosmosevarade sõjaline potentsiaal on järjest enam muutumas riikide kaitsestrateegia oluliseks osaks. Seega on relvajõudude kosmosepõhised süsteemid kaasaegses sõjapidamises kriitilise tähtsusega. Samas on selgelt näha, et kosmosevara on haavatav tahtmatute häirete ja tahtlike rünnete suhtes. Artikli põhifookus on selgitada reaalelu juhtumite kaudu, kuidas on mitme elutähtsa valdkonna jaoks kriitiliselt olulist kosmosetaristut rakendatud hübriidses vaenutegevuses. Artiklis puudutatakse põgusalt ka kosmoseõigust ning kas ja kuidas kehtiv õigusraamistik suudab hallata kosmosetaristu vastu suunatud hübriidohte. Kogu see pool on omaette teema ja sellest võiks väga pikalt rääkida, aga 1967. aastal sõlmitud avakosmoseleping, mis sätestab põhimõtted, millega riigid peavad kosmose kasutamisel ja selle uurimisel arvestama. Ja tegemist on põhimõtetega, mitte seadustega, ehk lepingu allkirjastanud riikide seadused peavad vastama lepingu põhimõtetele. Ja seda lepingut peetakse ka kosmose konstitutsiooniks. Samas see avakosmose leping rõhutab palju rahutustarbelisust, aga tänased tegevused kosmoses seavad kehtivate lepingute tõlgendamise surve alla. Konkreetselt ka artiklis toodud näidetest. Esiteks siis satelliitnavigatsioonisüsteemide häired või siis häiringud. Ja siin saab siis tuua näiteid GPS-i häiretest, mille puhul siis eelmisel aastal oli näiteks Eestis häiritud Tartu-Helsingi lennuliiklus ja ka Soome lahel oli häiritud laevaliiklus. Ja artiklis tuuakse siis üks näide sõjalaevade navigatsioonisüsteemide segamisest. Ja selle valdkonna osas on Ameerika Ühendriikide sõjauuringute instituut hinnangul, et GPS-i signaali häirimine on tõenäoliselt osa Venemaa intensiivistuvast hübriidstrateegiast, mis on suunatud NATO liikmesriikide vastu ja mille eesmärk on õõnestada Ukraina toetamist ja NATO ühtsustunnet. Teiseks sideteenuste häired ja siin keskendutakse Viasati satelliidi rünnaku kaasusele 2002. aasta 24. veebruari hommikul alustati satelliit digitelevisiooniteenuse pakkuja Viasati sidesüsteemide häirimist, mis siis mõjutas suures hulgas modemeid nii Ukrainas kui ka EL-is. Ja samuti kaotas siis selle tulemusel ka üks Saksamaa ettevõte kaugjuhtimise võimekuse enda tuulegeneraatorite üle. Samuti tuuakse siis artiklis välja ka satelliidipiltide kasutamine sõjategevuses
mis on küll juba konkreetne näide satelliidi andmete kasutamisest konkreetses sõjategevuses. Ja siin siis tuuakse välja juhtum, kus Ukraina kahtlustab satelliidifotode võimalikku kuritarvitamist sihtmärkide määramisel. Lõpetuseks küberrünnakud, mis oma mastaabist tulenevalt on taaskord omaette teema, aga siin siis tuuakse välja, et satelliitidega seotud küberintsident võib olla odav viis kosmosetaristu kaaperdamiseks, kuna üks ainus satelliit suudab mõjutada tervet satelliidiparve ning probleem võib eskaleeruda oluliselt kiiremini, kui osatakse oodata. Ja vigane andmeedastus võib halvata näiteks haiglate töö või takistada looduskatastroofide prognoosimist ja jälgimist. Ja artiklis siis tuuakse ka konkreetsed näited, kus siis ka oma tegevuse kaudu saadakse ligipääs teise riigi konfidentsiaalsele teabele. Lisan siia veel selle, et artiklis tuuakse mõned näited Eesti ja EL-i kosmosealasest tegevusest just julgeoleku ja kaitseotstarbel, seega kellel huvi saab nendega tutvuda, mina kindlasti põnevusega hoian neil silma peal. Aga mõned näiteid ka kogu selle valdkonna arengusuundadest, et kosmos on üha enam muutumas uueks strateegiliseks domeeniks. EL-i julgeoleku ja kaitsevaldkonna strateegiline kompass näeb kosmost riikidevahelise rivaalitsemise ja vastutustundetu käitumise ühe võimaliku kohana. Üha suurenev sõltuvus kosmosevaradest ja teenustest muudab kosmosetaristu haavatavaks selle vastu suunatud hübriidoperatsioonide suhtes. Seega tulevikus võivadki hübriidoperatsioonide olemus ja ulatus laieneda, hõlmates uusi tehnoloogiaid ja samuti võivad need muutuda keerukamaks ja sihipärasemaks. Viimaste aastate trendid näitavad, et lähiaastatel omavad tõenäoliselt küberoperatsioonid üha domineerivamat rolli kosmosepõhiste teenuste toimimise mõjutamises ja arvatavasti suureneb ka nende toimepanek. Lisaks on eraettevõtte tegevusel ja otsustel järjest suurem geopoliitiline mõju. Ja samuti toon välja selle, et Hiina on viimase 10 jooksul end kosmosejõuna oluliselt tugevdanud ja tõenäoliselt jätkab ka selle tegevusena. Ja kogu selle teema kokkuvõtteks on võtmetähtsusega erinevate kaitse- ja vastumeetmete riikideülene ühine koordineerimine, mis siis omakorda toetaks riikide vastupanuvõimet ja haavatavust hübriidohtude suhtest. Aitäh kuulamast! Nii, suur tänu Kiiale. Kahjuks ei ole võimalust temale küsimusi esitada praegu, aga kui on küsimusi talle ka, et siis võib adresseerida tema kontaktidel, mis on toodud kaasti lõpus. Nii et väga tore. Loodame, et siis noor uurija saab siit võib-olla tuule tiibadesse või tuule kosmosesse järgmisteks sellealasteks töödeks ja võib-olla siis vastava spetsialistidega ka nii-öelda uurimisgruppi kaastöötliseks mis iganes. Nii et igal juhul meie jaoks hästi huvitav teema, uus domeen, uudne domeen ja vääris kindlasti avaldamist. Nüüd järgnevalt tegelikult last but not least, et olemegi jõudnud selle kogumiku viimase kaastööni. Päästeameti riiklike ja regionaalsete staabi ja staabigrupi juhtide teadlikkusest hübriidohtudest on kirjutanud meile uurimuse doktorid Reet Kasepalu, Stella Polikarpus ja professor Indrek Saar ja ma saan aru, et Stella on valmis, ole kena. Aitäh! Et kui Katri rääkis tervishoiusüsteemist, et siis mina räägin täna Päästeametist ja mul on väga hea meel, et mul kaasautoritega koos saime selle uuringu läbi viia ja see oli Päästeameti enda tellimus ja need regionaalsed ja riiklikud staabid on siis need üksused, mis moodustatakse suurte kriiside lahendamiseks. Ja meie tegime siis empiirilise uuringu, küsitlesime neid inimesi, kes siis töötavad nende staapides staabigrupi juhtidena või staabijuhina ja me saime väga suure vastajaskonna, 70% kõigist nendest isikutest, kes siis seda 107 neid oli, et kes siis seda tööd teevad, siis nemad ka meie küsimustikule vastasid, nii et suur tänu siin vastajatele, kes siis võtsid vaevaks, et seda pikka küsimustikku täita ja selles pikas küsimustikus oli siis üks kompetents, mis meid antud artikli kontekstis huvitab ja selleks on siis teadlikkus hübriidohtudest. Nii et palun järgmine slaid.
Me mõõtsime seda teadlikkust subjektiivse teadlikkusena, ehk siis need staabigrupi juhid andsid ise hinnangu, kuidas nemad tunnevad 4 punkti skaalal, millised nende teadmised või oskused siis vastavalt, kuidas väitele sõnastatud oli, selles valdkonnas on. Nii et me näeme, siin on 4 väidet siis sellise subjektiivse teadlikkuse kohta ja siis oli meil sõnastatud ka 2 sellist, me kutsusime seda kontrollküsimuseks. Me vastajatele seda teada ei andnud, et tegemist on teadmiste kontrolliga, aga tegelikult siis nende 2 väite puhul oli siis õige vastus meile teada ja kodeerisime siis nendele selle skaala ümber, nii et me saime siis selle tegeliku teadlikkusega välja arvutada. Aitäh, järgmine slaid. Ja me näeme siit slaidilt, et need 4 esimest subjektiivse teadlikkuse väidet on siis oluliselt erinevalt vastatud, et kui küsimus oli tean või tunnen ära, siis olid vastused keskmiselt kõrgemad, võrreldes siis, kui oskan ennetada või tulen toime tagajärgedega. Nii et nende tagajärgedega toime tulemist või oskus siis hübriidohte asutusele ennetada hindasid siis staabigrupi juhid subjektiivselt madalamalt võrreldes siis sellega, et arvavad, et nad tunnevad seda ära. Loomulikult tegemist oli kvantitatiivse uuringuga ja me ei saa siin täpselt öelda, et mida nemad pidasid hübriidohtudena silmas, aga sellele uuringule eelnes meil esimene etapp, kus me tegime intervjuud siis erinevate oluliste inimestega ja nemad ka rõhutasid, et hübriidohtude äratundmine on selle sihtrühma jaoks väga oluline ja tegelikult sihtrühm peaks suutma ka ennetada ja tulla toime nende tagajärgedega. Aga nagu me oleme eelnevatest uuringutest siin täna kuulnud, siis ega see nii lihtne ei ole nende tagajärgedega toime tulla ja neid valikuid teha. Aga järgmisel slaidil on näha, et me vaatasime lisaks sellele, et milline on nende subjektiivne teadlikkus, vaatasime ka seda, et kas see teadlikkus on seotud kuidagi tööstaažiga ja vaatasime nii administratiivset juhi tööstaaži, ehk siis nad igapäevaselt töötavad kuskil osakonnajuhina või büroojuhina või siis päästetöö staaži ja siin slaidil on näha siis, et administratiivne juhi staaž ja subjektiivne teadlikkuse hinnang hübriidohtudest on siis erinevate staažiga gruppidel erinev ja see erinevus on lausa statistiliselt oluliselt erinev. Ehk siis kui inimene on 0–3 aastat töötanud, siis ta hindab subjektiivselt oma teadlikkust madalamaks võrreldes siis nende inimestega, kes on 4–10 aastat töötanud või rohkem kui 11 aastat töötanud administratiivse juhina. Ja sellest me saame siis pisut järeldada seda, et staaži kasvades inimesed tunnevad ennast kindlamalt vastates siis nendele väidetele. Järgmine slaid. Ja kui me vaatasime siis nüüd seda tegelikku teadlikkust, ehk siis meil oli 2 väidet, millele mõlemale oli õige vastus olemas ja õige vastus oli jah, ehk siis täielikult õige vastus, siis siin tekkis nüüd staažigruppides natukene selles mõttes, et need, kes olid väiksema staažiga, vastasid küll madalamalt, ehk nad ei olnud nii kindlad endas, kui nad vastasid sellele väitele ja oli neid, kes siis kahtlesid selles väite õigsuses. Ja nüüd 4–10 aastat staažiga vastasid siis kontrollküsimusele 1 ja 2 kõige kõrgemalt ja kui me vaatasime päästeteenistuse staaži, siis 23 ja rohkem aastat päästeteenistuse staaži oli see grupp, kes siis vastas kontrollküsimustele kõige kindlamalt. Järgmine slaid. Ja me võime siit arvata siis seda, et on teatud Dunning-Krügeri efekt, mille kohaselt siis kui töötaja kompetents on madalam, siis ta võib ekslikult oma tegelikku teadlikkust kõrgemaks hinnata, kui see päriselt on ja ise sellest siis mitte aru saada, et see nii on. Ja samuti võib olla kinnituskalduvusega või tagantjärgi tarkusega tegemist, mis siis samuti sellist objektiivset teadlikkust
mõjutab ja otsustusprotsessi kvaliteeti võib siis halvendada, ehk siis suurem tõenäosus võib olla, et tekib kriisiolukorras viga otsustamise, riski ei hinnata õigesti või siis vastupidi ei suudeta otsustada. Ja viimane slaid. Ja selle tõttu meie oma artiklis ja uuringus üldse tegelikult keskendusime rohkem koolitusvajaduse väljaselgitamisele ja 1/3 nagu sellisest võimalusest, et kuidas siis seda hübriidohtude tagajärgedega tegelemist nagu tõhustada, ongi koolitada ja see on ka täna siit kenasti läbi käinud, et tuleks inimesi koolitada, et nad saaksid hübriidohtudest teadlikumaks ja suudaksid neid paremini ära tunda ja nende tagajärgedega tegeleda. Ja nii ka meie rõhutame, et on vajalik siis süsteemselt ja stsenaariumipõhiselt viia läbi täiendusõpet kõigile juhtimistasanditele, et hübriidohtudega toime tulla ja pakume siis ka välja, et enne õppusi võiks hinnata hübriidohtudest nagu võimekust ära tunda ja peale õppust siis uuesti hinnata, et siis me näeksime mitte nagu see cross-sectional study, et ühe korra mõõdame, vaid me näeksime tõesti, et kas ka sellel koolitusel, mis on hübriidohtudega seotud, kas sellel oli ka mõju. Nii et naljatades võiks öelda, et kui minu teadlikkust hübriidohtudest enne selle 1,5-tunnise ülevaates oleks hinnatud, siis ma usun, et täna ma olen ise saanud palju teadlikumaks hübriidohtudest ja olen väga tänulik retsensentidele, kes juhtisid terminoloogiliselt meie uuringus olulistele küsimustele tähelepanu, väga tänulik ka toimetajatele, et meil on võimalik oma tööd tutvustada. Aitäh teile! Ja meie oleme väga tänulikud sulle, Stella, selle hea ülevaate eest põhjalikust uurimusest ja ma saan aru, et sellel on jätku teie töörühmaga, nii et jõudu ja edu. Kas meil on tulnud mõni küsimus chati? Küsimusi ei ole tulnud, artikkel on selge, hästi hea kvantitatiivne ja teoreetiliselt põhistatud uuring, nii et väga hea, et need koolitusmomendid siin välja tõite. Meil siis jääb soovida, et see kogumik, millel on nüüd ring peale tehtud kaastöödele, aitab sellele teadlikkuse tõstmisele kaasa ja siit saab edasi minna. Me oleme kenasti ajakavas Jaanika Puusalule peatoimetajale lõppsõnadeks. Siin slaidil ma tõin küll välja mõned punktid edasistest uurimissuundadest ja teemadest, mida ma olen käsitlenud selle kogumiku sissejuhatavas peatükis ka natuke lahti kirjutatuna rohkem. Nii et ma ei hakka neid siin hetkel ajapuudusel pikemalt käsitlema. On teil siin silme ees ja loodan, et nendel teemadel leiab edasist uurimist ka nii selles autorite kollektiivis, kes seekord publitseerisid koos meiega kõigiga ja arendavad neid teemasid edasi ja kindlasti toimetised ja Security Spectrum on ka hübriidohtude teemadeks edasi avatud, aga Jaanika, ole sulle lõppsõna. Aitäh ja minul jääb omalt poolt esiteks soovida suur aitäh Ramonile külalistoimetamise vastuvõtu eest, sellepärast et ma arvan, et tegemist on väga märgilise kogumikuga, kus tõesti meie enda jaoks väga olulised, kogu Eesti toimepidevuse jaoks olulised küsimused just selles hübriidohtude kontekstis on nii koherentselt ühte ajakirjanumbrisse saanud, nii et ma loodan, et see on hea algus pikemaks selliseks ühiskondlikuks diskussiooniks ja teadusdiskussiooniks, nii et suur aitäh sellest. Tänan ka väga autoreid, kes panustasid. Minul on alati rõõm olla üks esimeste lugejate seast, et mina õpin ja minu teadlikkus sellest teemade ringis saab alati suurem. Ja kuulajatele jääb soovida hetkel nii lugemisrõõmu sellest valminud ajakirjanumbrist, kui ka tahaksin siis viimase asjana siin slaidil panna teile seemneks ja suvise lugemise ja hingetõmbepausi ajaks siis ka järgmised ajakirjanumbrite käsikirjade kuupäevad
et kellel on võib-olla nüüd juba ka tänase diskussiooni valguses tekkinud mõtteid jätku-uuringuteks, siis ootame kindlasti eestikeelseid käsikirju ikka. Nii et aitäh teile meiega täna olemast, aitäh ajakirja lugemast ja me siis huviga järgmisi kohtumise ootame. Sulle aitäh, head õppeaasta lõppu ja kena suve kõigile. Aitäh, Jaanika!